Tänases trennis annamme koormusjalgadele. Alustame väljaastetega. U13 teeb iga jalaga 8 korda, ehk siis kokku tuleb 16 kordust ja U12 7 + 7 ehk siis 14 korda. Tähtis on, et kui te olete alumises asendis, et mõlemas põlves on täisnurk, ehk siis 90 kraadi siin, 90 kraadi siin. Järgmine harjutus on selili olles jala sirutamine. Viskame selili. Mõlemad jalad lähevad alla ja ülemine jalg läheb sirgeks. Hästi möödukas tempos teeb U13 15 korda iga jalaga ja U12 12 korda. Järgmine harjutus on lateraalsed kükid. Selleks võtame asendi, kus jalad on harki. Vahe jalgade vahel on umbes 80 sentimeetrit ja lähme ühe jalaga allapoole. Hästi palju allapoole. Käed võivad olla üleval tasakaalu hoidmiseks. Keha on eespool. Kokku teeme U13 12 korda ja U12 10 korda. Järgmine harjutus on külili olles jala tõstmine. Võtame sellise asendi. Ülemine käsi on puusa juures, ülemine jalg õhus ja tõstame jala rahulikult ülespoole. Jalad ei puutu kokku. U13 teeb 20 korda ja U12 15 korda iga jalaga. Järgmine harjutus on jälle kükid. Nüüd me võtame sellise abivahendi, mis on meil tool. Paneme tooli siia. Oleme toolis umbes 1 meetri kaugusel, võib-olla natuke vähem. Paneme jala tooli peale. Käed lähevad ülespoole ja teeme üsna sügava kükki. Nii, siis vahetame jalgu ja teeme ka teise jalaga. U13 teeb iga jalaga 8 korda ja U12 7 korda. Järgmine harjutus on varba peale tõusud. Tõuseme püsti. Üks jalg on õhus, käed väljas sirutatud tasakaalu hoidmiseks ja tõuseme varba peale. Õhus olev jalg võib ka vahepeal maad puudutada. Nii, kokku teeme 15 korda iga jalaga U13 puhul ja U12 teeb 12 korda mõlema jalaga. Viimane harjutus on jälle kükid, aga nüüd me hüppame ka, ehk siis kükid on hüppega. Kokku teeb U13 10 korda ja U12 8 korda. Nii, hopp. Nii, sellega lõpeb esimene ring. Kokku tuleb 3 ringi. Ärge unustage ka, et on vaja joosta. Lisaks pani teile Sander Puri mõned huvitavad harjutused üles, mida te saate palliga toas teha. Aitäh!